Sun is shining, weather is peaceful. Kuula nüüd, no mine pekki, hommikul niimoodi ärgata väljas. Paradiis, ma ütlen, selline hommikuparadiis. Päike paistab, linnud laulavad, tuult ei ole, soe, äge. Mis saab veel paremaks minna, see on nagu unistus. Aga ja, nüüd räägime vihast, natuke vihast, vihaenergiast. Kui ma küsin sult, mis asi on viha, nagu mis asi on viha, mis sulle pähe tuleb? Nii, viha mina näen, see on nagu minu vaatenurk, sa ei pea nõustuma. Ma ei räägi vihast kui mingisest arulagedast räuskamisest või mingisugusest ilgelt reaktsioonis olevast energiast või mingist olekust. Ma ei räägi siin keskmest väljas olemisest. Ma ei räägi mingitest asjade loopimisest. Ma ei räägi mõistuse kaotamisest ja karjumisest. Ma ei räägi siin sellest. Ma rõhutan siin muidugi. Ma ei räägi sellest. Millest ma räägin, on nii-öelda sisemisest kindlusest ja julgusest väljendamaks seda, mis on sinu tõde, mis sulle meeldib, mis sulle ei meeldi, mida sa eelistad, mida sa ei eelista, mida sa tahad, mida sa ei taha. Sellest sisemisest jõust, sellest kindlusest ma räägin. Sellest energiast, mis see viha annab, selle jõu ja selle julguse ja selle tugevuse, mis vihaenergia annab. Ma räägin sellest. Kordan, ma ei räägi siin arulagedast räuskamisest. Ma ei räägi siin sellest vihast. Nii. Ma näen, et kui meil lapsepõlves ei ole lubatud viha väljendada, meil ei ole lubatud või osatud tervet suhet luua vihaga, siis meie elu tuleb korralik, me ei õpi ennast tundma. Kui meil ei ole tervet suhet vihaga, me ei saa ennast tunda. Miks? Sinust saab põhimõtteliselt see people pleaser. See, kes ainult teiste järgi jookseb. Kui ütleme näiteks, mul on terve suhe vihaga, nii, kui keegi teeb mulle liiga, kui keegi tahab, et ma teen midagi, mis läheb vastuollu sellega, mis on minu näiteks moraalne kompass. Ma saan kasutada seda vihaenergiat, et oma piire kehtestada, ei, mulle ei sobi see. Ei, jääb ära. See on vihaenergia. Mida saab kasutada, teadlikult kasutada, millesse saab sisse lülitada, et siis oma piire kehtestada. Ma saan õppida tänu vihaenergiale kaardistama, mis mulle meeldib, mis mulle ei meeldi, kuna minus on see jõud ja julgus seda endale tunnistada ja väljendada. Tänu vihaenergiale. Ma näen, et see on nagu ülivajalik energia, vihaenergia. Aga kui mul ei ole tervet suhet sellega, siis saab mingisugune kaassõltlane. Siis põhimõtteliselt ongi, et see people pleaser.
hakkad ainult teiste pilli järgi tantsima. Hakkad ainult tegema asju, mis teistele meeldib, kuna sa ei saa ennast tundma õppida, mis sulle meeldib. Kui sinus ei ole seda energiat. Elu võib-olla tahab näidata sulle teinekord, et näe, siin on nüüd koht, kus tuleks seda energiat kasutada ja öelda ei. Ja öelda ei, panna oma sõna maksma, kui nimeta, kuidas tahad. Aga kui ei ole seda terve ja vaata, siis sa võid minna suhtesse, siis sa kaod ära sinna suhtesse või ükskõik, mis suhe see võib olla, noh. Suhteid on erinevaid. Ja siis oled seal, jooksed, tantsid selle teise inimese pilli järgi ainult ja kuni siis lõpuks võib juhtuda, et see tuleb ebatervelt välja, ta võib tulla nagu et sa kaotad keskme ja see energia on nii tugev, et ta on võimeline selle keskmest sind välja tõukama ja siis ta võib võtta selle räuskamise ja asjade loopimise kuju ja minna nagu tasakaalust välja. See on nagu hästi tugev ja intensiivne energia, ma näen. Ja see on hea, kui me oleme õppinud seda kasutama. See on nagu, sa annad mingi kahuri või kuulipilduja kellelegi kätte. Sellega sa võid teha nagu palju kahju. Ja kui sa ei jõua seda käes hoida ja sa vajutad päästikule, valang, kuulid hakkavad lendama igale poole ja kui sa suudad teda hallata, suudad sihtida täpselt, suudad teda hoida, siis sa saad seda nagu teadlikult kasutada. jah, et põhimõtteliselt, et kasuks mulle endale ka, järjest rohkem ma hakkan nägema, et tuleb kasuks see viha energia, see on nagu hästi, igas elu valdkonnas võib ta kasuks tulla. Mis suhe sinul on selle energiaga, vihaga, mis suhe sul on vihaga? Ja kus sa teda kasutad? Kus sa seda kasutada saad, seda viha energiat? Kus ta sul elus on kasuks tulnud? Tihtipeale meil on ta nii ära maetud kusagile sügava, oi, mina ei ole viha, mis mina ei tee midagi sellega. Tegelikult. Ja siis elu jälle paneb sind mingitesse räiget ebameeldivatesse olukordadesse, suhetesse, pead tegema mingeid väga hulle asju, kus tegelikult sisimas midagi karjub, ei, siit on minu piir läheb siit ei tohiks tulla üle, noh. Aga kui ei ole seda ebatervet või kui ei ole tervet suhet vihaga ja kuidas teda kasutada, siis kõik sõidavad sisse sulle, noh. Kõik sõidavad su piiridest üle, kuna sina isegi ei tea oma piire, noh. Ja siis elu tahab näidata sulle neid piire ja tahab nagu anda võimaluse, kuidas seda kasutada, seda jõudu, jah, seda viha jõudu, kuidas seda kasutada. Aga kui ei ole üldse teadlikki sellest jõust või sellest energiast, siis millest me räägime? Noh, ja kui me, et see sõltub kõik nagu vanematest, kui terve, kuidas nad lubasid sul nii-öelda oma emotsioonidega kontakti saada ja kuidas sind õpetati seda kasutama, kui üldse õpetati, noh. Enamus vanemad ei tea üldse sellest mitte midagi. Ma räägin, nagu koolides ei räägita ju selliseid asju, kes sul õpetab. Elu peab hakkama lõpuks nii ebameeldivaks minema, et ise hakkad õppima, noh.
vot. Aga praegu see imeline päike, heinamaa, ei mingit viha, ainult armastus, ainult õnn, rõõm, rahu. Kuule, kõik head.